Tere tulemast Musta kassi taro lugemise Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 4.–10. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et uue paki selliseid kassitara kaarte, nagu mul siin laual, ma loosin välja kõikide oma kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siia kokku 250. Praegu meid on üle 210. Ma teen siis selle kohta eraldi video, mille all te saate oma osalemissoovist teada anda. Aga nüüd kaartide juurde. Teie nädal algab siin surmakaardiga. Surmakaart ja siin on teil, ühesõnaga siin on surm, siis on kuu, siis on maailm. Et surmakaart ja maailmakaart lõpetavad midagi ära. Ja surmakaart lõpetab ära ühe etapi teie elus. Ja maailm samamoodi, et nemad kahekesi koos lõpetavad ära kas mingi pika projekti, lõpetavad ära mingi asja teie elus, mis teid ei teeni. Et see surmakaarti pole mõtet karta, et see ei ole füüsiline surm. See on midagi sellist, mis teid ei teeni, mida teil ei ole enam vaja. Miski lõpeb ära. Selleks, et saaks alata uus. Ja teil on siin uusi asju tulemas ja uusi asju algamas. Kuukaart on nagu selline kaart, kus võib välja tulla mingi teie eest varjus olnud asi, mida kas on teie eest varjatud, te lihtsalt ei ole seda märganud, tuleb nüüd välja, sest on õige aeg, mingisugune selline varjus olnud asi võib koos kuukaardiga välja tulla. Siis on siin ülemises reas veel karikate 4. No karikate 4 on selline tüdimuse kaart, ootamise kaart, nagu tülpinud ootamise kaart, et ootan, mitte midagi ei toimu. No kuidas ei toimu? Asjad saavad läbi, algavad uued, muidugi toimub. Siis on siin all on karikate 3. Karikate 3 on koosviibimise kaart. Kui te enne olite võib-olla tüdinenud ja ei saanud aru ja mõtlesite, et mitte miski ei toimu, siis selle koosviibimise kaardiga see on selline rahulik koosviibimine, sõprade keskel olemine, sõbrannadega kohvi joomine, asjade arutamine, külla minemine, ma ei tea, ostate koogi, lähete külla. Meil on siin emadepäev tulemas, võib-olla lähete emale külla, istute seal suguvõsaga koos. See on midagi sellist, mingi selline rahulik koosviibimine, eks seal ikka räägitakse, võib-olla pillutakse ka mingisuguseid ideid, käiakse välja. Võib-olla on seal mingisugused uudised teile, need, mida te ootasite. No igal juhul te seisate teelahkmel, sest vana on läbi saanud või kohe-kohe läbi saamas ja uus ei ole veel alanud. Et te seisate teelahkmel ja ega te täpselt aru ei saa, kus suunas minna. Võib-olla siis seal koosviibimisel räägitakse midagi sellist, mida te saate kõrva taha panna. Antakse võib-olla mingisugust nõu, kus suunas liikuda. Aga kindlasti te saate uudiseid, sellepärast, et viimane kaart selles lugemises on mõõkade paas. No mõõkade paas tulebki uudistega. Kuna mõõkade kaardid on sellised kaardid, kes armastavad struktuuri, täpsust, tahavad igas asjas näpuga järge ajada, et kõik oleks täpselt paigas, siis võib-olla võtkegi see aeg, kui tuleb uudis või tuleb teile mingi pakkumine, et võtke see aeg, kaaluge seda rahulikult, vaadakegi need punktid kõik üle, et oleks teile selge, mida teile pakutakse. Selline huvitav nädal on teil tulemas, et maailm ja surm on korraga välja tulnud. Maailm lõpetab ära mingi väga pika etapi. Ma ei tea, mis teil siin oli, kas te võib-olla lähete mingile uuele tööle, võib-olla ootategi seda tüdimusega seda vastust sealt, et kas ma sain või ma ei saanud. Vahest võtab ju see kandideerimine nii kaua aega, et jõuadki ennem halliks minna, kui see vastus tuleb. Et midagi te ootate ja surma pole mõtet karta, sest surm lõpetab ära midagi, mida teil ei olnud vaja. Ta ei võta mitte midagi ära teilt, mis teil on vaja, millest te puudust hakkate tundma. Et surm, selle nimi
on hirmutav, aga kaart ise ei ole üldse mitte midagi halba. Kaart lõpetab lihtsalt midagi ära, mida teil niikuinii enam ei vaja. Ja maailmakaart lõpetab ära mingi pika etapi selleks, et saaks alata uus. On koosviibimine, on teelahkmel olemine ja on siin ka mõõkade baas, kes tuleb uudistega. Nii et võtke kõik vastu, mida universum teile pakub. Võtke avasüli kõik vastu, mida universumil on teile pakkuda. Et tuleks see uus etapp teie elus edukas ja pakuks teile seda rõõmu. Just, me ikka tahame ju, et meil oleks elus rõõmu ja see uus etapp, mis teie elus algab, võikski tuua teile palju rõõmu. Vot selline sai see selle nädala lugemine teile, armsad skorpionid. Kui teile mu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.